Sander, aasta esimene võidusõit ja tuli uue autoga kohe võit ära, et no ikkagi algusest peale juba haarasid ohjad enda kätte, oli see plaan? Jah, et Võrumaa talveralli 2015, et olen võitjana finišis, et selle üle on väga hea meel ja olen väga rahul, aga enne rallit eks ma nagu natuke ikka lootsin ja ootasin, et tahaks nagu rallit võita, aga jah, hommik algas päris hästi, et võib-olla päris nii head algust ei ootanud tõesti, et hommikul esimesest katsest peale olin liider ja kasvatasin nagu läbi päevaga vahet, aga nüüd viimase 2 katsega natuke tõmbasin ise tagasi, sest kuna viimane katse oli siuke päris tehniline ja kergelt pimendas ka, et siis tulin nagu vormistama, et seal enam ei hakanud nagu nii palju proovima. No sul on 4-veolise autoga olnud selline päris korralik paus paar aastat vahel, et nüüd sa oled uuesti 4-veolise autoga Ford Fiesta R5-ga. Oli eelnevalt natukene ka testikilomeetreid all, et tulid sa siia sellise kindla tundega? Jah, et 2 testi sai tehtud enne seda rallit selle Ford Fiesta R5 võistlusmasinaga ja et tunne oli enam-vähem kindel, et test sai tehtud, 2 testi said ka tehtud mõlemad erineva pinnase peal, et selles mõttes erineva pinnase peal, et üks oli väga headest talvetingimustest, teine oli nagu vähe pehmema tee peal, et ma lihtsalt ei teadnud, mis nagu pinnas siin täpselt olema hakkab, et polnud nagu tegelikult täiesti kindel, et mulle nagu alguses on alati parem sõita nagu kindla pinnase peal, aga õnneks siin rallil oligi esimesel läbimisel siuke üsna jäärada ja teisel läbimisel ka nagu väga libe polnud, et selles mõttes oli autot hea juhtida ja tulin rallile vastu enam-vähem kindla tundega, aga lihtsalt ei teadnud täpselt, mida oodata. Palju sa nüüd sellelt rallilt võtad kaasa seda kogemust algavaks autoralli MM-hooajaks, kus sa WRC 2 klassis sõidad ja sinu hooaeg algab Portugalis Kruusal? Siit Võrus saab nii mõndagi kaasa võtta kindlasti, et saime näha Jamesiga, et kuidas meie omavaheline koostöö selles võistlusmasinas siis on ja oluliselt kiiremas masinas kui eelmisel aastal, et tundus, et see nagu toimis, et saime kindlasti targemaks, et oli väga kasulik see rallile tulla, et saingi nüüd näha, et mis on nagu teistmoodi ja mille üle võiks nagu mõelda ja mis külje pealt ennast nagu arendada ja samamoodi nagu James, et okei, küll Portugal on hoopis kruus, et täna sõitsime jää lume peal, aga kindlasti tuli see nagu kasuks, et autoga on ju vaja ühte kasvada, et astusin sellele sammukese lähemale, kindlasti nagu päris maksimumi ma kindlasti nagu sellest autost veel ju välja ei võta, et saaks, ma usun, selle autoga kindlasti veel kiiremini sõita, aga usun, et sain üsna hästi hakkama ja jäin ise väga rahule ja usun, et ka pealtvaatajad nautisid sõitu väljast.